Koolitegevuse algusaastaks loetakse aastat 1830. Oleme täna tulnud siia, et tähistada 190 aasta möödumist koolihariduse andmisest Kärdlas. Kontsertit alustame Juhan Trumpi lauluga Lapse palve päikesele, mille esitavad teile Carmen Cassandra Kärtner ja Carina Krista Gloria Kärtner, juhendaja Raili Kaibald. Päikene ära veel magama mine, katsu natuke aega veel olla, sest siis, kui sind pole, on õues nii pime, et tähed ei oskagi tulla. Ja hommikul tuleb päikene varem, muidu kulub valgus kõik ära. Sind oodates muutub tal kahvatuks pale ja äkki ta õhtul ei sära. Päikene sinul nii palju on sooja, anna natuke sellest ka kuule. Et siis, kui sa tõesti pead minema looja, ei vajaks me paksemat kuube. Päikene ära veel magama mine, katsu natuke aega veel olla, sest siis, kui sind pole, oskagi tulla. Ja hommikul tuleb päikene varem, muidu kulub valgus kõik ära. Sind oodates muutub tal kahvatuks pale ja äkki ta õhtul ei sära. Päikene sinul nii palju on sooja, anna natuke sellest ka kuule. Et siis, kui sa tõesti pead minema looja, ei vajaks me paksemat kuube. Päikene ära veel magama mine, katsu natuke aega veel olla, sest siis, kui sind pole, on õues nii pime, et tähed ei oskagi tulla. Ta on 9. põlve hiidlane, Kärdla keskkooli ja Kärdla muusikakooli vilistlane. Ta on kuulunud Kärdla keskkooli õpilasomavalitsusse, kus on olnud ka asepresident. Ligi 25 aastat tagasi on ta öelnud: arvan, et Kärdla keskkooli õpilasomavalitsus ei pea tehtud tööd häbenema ning et kõik kaasalööjad võivad kindlalt öelda, me jätsime jälje oma kooli ajalukku. Ma kutsun siia Kärdla põhikooli direktori Margit Kagatse. Haridus annab vabaduse. Haridus annab ka valikud. Haridus annab võimalused. Haridus annab vabaduse mõelda. Haridus annab valikud, mida ja kuidas öelda.
ja haridus annab võimaluse mäletada. Meil kõigil on oma koolilugu, mida meenutada. Need inimesed, keda mäletada, kes muutsid meie kooliaja eriliseks. Kärdla koolihariduse lugu on jõudnud tänasesse päeva väga paljude inimeste panusena ja läbi mitme sajandi. Suur tänu kõikidele neile, kes on andnud õpilastele seda vabadust, neid valikuid ja seeläbi ka suuremat vastutust. Meil on võimalus täna üheskoos ka mäletada. Mäletada neid, kes olid enne meid. Mäletada neid õpetajaid ja koolijuhte, keda ei ole enam meie hulgas. Austuse ja tänu märgiks nendele inimestele palun hetkeks kõigil püsti tõusta. Aitäh! Haridus annab vabaduse mõelda. Haridus annab valikud, mida ja kuidas öelda. Haridus annab võimaluse mäletada, aga ka edasi liikuda. Ma soovin teile kõigile meeldejäävat kontserdielamust. Kärdla hariduse lugu Kesta veel! Ta on Hiiumaal sündinud ja kasvanud. Ta on ajaloolane. Hiiumaa ajaloo ja oma kultuuri uurija. Möödunud aastal täitus tal 40 aastat muuseumis töötama asumisest. Ma palun siia Hiiumaa muuseumi teadusdirektori Helgi Põllo. Kärdla keskkooli vilistlasena on mul tõepoolest hea meel kõiki selle suure ja tähtsa sündmuse puhul õnnitada ja ka tervitada. Ajaloolasena tuleb muidugi möönda, et selles pikas kooliajaloos ei ole kõik sõlmpunktid veel lahti harutatud, kõik aastaarvud paika saanud, sest paljugi nendest dokumentidest on ajaga hävinud või neid annab mitmeti tõlgendada. Aga see ei ole ka tänaseks teemaks neid arutama hakata. Kui aga mõelda selle Kärdla kooli algusajale, siis me oleme päris õiges kohas, kirikus. Sest nagu teada, oli see esimene kool ikkagi leerikool. Ja me teame sellest õige vähe. Me teame, et seal õpetati lapsi lugema ja kindlasti õpetati neid maailma laiemalt mõistma ja vaatama, olgu küll, et esialgu Jumala sõna kaudu. Aga nagu juba kord mainitud, ei saa Kärdla kooliloos kindlasti mööda Kalevivabrikust. Kasvav Kalevivabrik andiski need lapsed pikaks ajaks, kes Kärdla koolides käisid, ja eks juhtkond panustas ka mitmel moel koolide tegevusse. Ja muidugi, kui see algusaasta 1830 ongi sama aasta, kui Kalevivabrik Kärdlas tööd alustas, siis on see seos eriti hästi märgatav. Päris koolid, poistekool ja tütarlastekool, hakkasid toimetama alles 20-30 aasta pärast. Ja just poistekooli aegadest on teada, et tollased algaastate koolmeistrid olid väga muusikalembesed. Nad panid kõik need lapsed laulma ja pilli mängima. Ja küsimus, kas seda mõju sai tunda veel ka 1934. aastal, kui Tallinnas tuli kokku umbes 150 saarelt linna elama asunud hiidlasest usklik noort, kelle kohta kirjutati seejärel ajalehes. Laulavad hiidlased innuga. Nad armastavad laulu ja muusikat, nad on usklik ringkonnas üldiselt tuntud laulurahvana. Kas see oli meie koolmeistrite lauluõpetuse mõju? Ja mitte ainult eesti keeles ei ole siin haridust antud, nagu me mäletame ja teame, siis aastatel 1876 kuni 1914 oli Vabrikuhoovi servas väikses majas saksakeelne kool,
aga mitte ainult saksa perede lastele, vaid sinna sai püüelda iga andekas vabrikuametniku või töölise lapski. Aga ikka tundus, et sellest kõigest on vähe. Edumeelsed haridustegelased püüdlesid veel ja veel paremate koolide loomise poole ja 20. sajandi alguses oli suur unistus haridusseltsi kool. See saigi loodud ja aasta pärast rajamist oli seal juba 79 õpilast ja lisaks tavalistele õppeainetele õpetati seal õige mitmeid keeli, isegi prantsuse keelt. Ja sarnast kooli tahtis hakata looma ka Lõuna-Hiiumaa haridusselts. Aga me ju teame, algasid sõjad, suured muutused, poliitilised keerised ja nii jälle tuli koole liita ja ümber kujundada, aga see haridusseltsi kool sai kokku üheks Kärdla riigikooliks ja varsti siis Kärdla algkool muudeti Kärdla kõrgemaks algkooliks ja lisati täiendusklasse ja tuli reaalkool ja keskkoolgi sai jalad alla. Ja me teame, et need liitmised, kokkupanemised, ümbernimetamised toimuvad ikka iga natukese aja pärast. Aga kas see ongi kõige olulisem? Oluline on, võib-olla ei peagi seda järge pidama, aga oluline on ikkagi see, et õppimise protsessis, me teame, on võimalik tunda nii valu kui rõõmu, selles on kirge ja läbikukkumisi, aga pole kahtlustki, et me kõik saame targemaks igal juhul. Mõni vähem, mõni rohkem, aga minu arust, miks me siin täna oleme, on kõige suurem rõõm sellest, et hariduse andmine Kärdlas jätkub. Paljud väikesed kohad Eestimaal või kogu maailmas ei saa samal moel rõõmustada. Kestev hariduse andmine on väikeses kohas väga tähtis. Seega olgem rõõmsad ja nüüd saab sõna laulurahvas. Alates 2018. aastast tegutseb Kärdla põhikoolis Raili Kaivaldi juhendamisel lauluhuvilisi lapsi ühendav mudilaskoor, kus tähelepanu suunatakse motiveeritud ja õpihimulise laululapse kujundamisele. Mudilaskoor pakub erinevaid esinemisvõimalusi ja kogemusi, annab ühtekuuluvustunde ning arendab oluliselt esinemisjulgust. Täna on meil võimalus kuulata Kärdla põhikooli mudilaskoori esituses 2 laulu. Mara Kreti muusika, mille autor on Tiina Kivimäe ja siin autor Riine Pajusaar.
siin on me metsad ja siin on me laulud, siin elab muusika. Kuuskümmend aastat tagasi, 1960. aastal avati Hiiumaa esimene muusikaline õppeasutus, mis on nimetatud Käinast pärit Eesti helilooja Rudolf Tobiase järgi. Hetkel õpib Kärdla muusikakoolis 72 õpilast. Kooli ülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, olles kõikidele muusikaandeid omavaile lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis. Meile esineb Kärdla muusikakooli õpilane Rikko Rajaveer, kes esitab plokkflöödil loo Tamburiin 1-2, autor Filbert Delaviin, juhendajad Arvo Haasma ja Peeter Klaas. Hiiumaa poistekoor on Käina poistekoori järeltulija ja moodustati koorijuht Sirje Lillo ja Heli Lindmäe eestvedamisel 2005. aastal, et osaleda 2007. aasta noorte ja 2009. aasta üldlaulupeol. Seejärel ootas koor taasasutamist, mis sai teoks 2018. aastal.
Ulvi Tammele tuli abiks Sirje Lillo. Täna saab poistekoori esituses kuulata 2 lugu. Laisk ei saa ju midagi, autor Anu Röömel ning Kaugel saarel Aafrikas, autor Anne Ermast. Viimasel lool on džembel Erki Kivisilla.
Kärdla muusikakoolilt kõlab veel 2 pala. Talupoja kantaadist autor Johann Sebastian Bach ja Long, Long Ago autor Toomas Peili. Esitaja on Adele Reet-Kuusk ja juhendajad Arvo Haasma ja Peeter Klaas. Hiiumaa tütarlaste koor loodi 2016. aastal Rita Leplandi, Heli Lindmäe ja Jaanika Palkmani poolt ja osaleti 2017. aasta noorte laulupeol Mina jään. 2018. aastal moodustus uus koosseis, et laulda 2019. aasta üldlaulupeol Minu arm. Juhendajad on Külli Kreegi ja Ulvi Tamm. Laulupeoks aitas koori ette valmistada ka Rita Lepland. Täna me kuuleme nende 2 lugu. Kodu, mille autor on Toomas Voll ja Kõnelus emakeelega autor Silja Aavik. Teed päikene
Kärdla põhikooli lastekoor alustas oma tegevust 2020. aastal Raili Kaibaldi juhendamisel. Koori põhitegevuseks on jätkata Mudilast koorist kasvava laululapse juhendamist nii, et temast sirguks muusikat ja laulmist armastav inimene. Täna on nende esimene esinemine ja nad esitavad meile loo Taas punab pihlapuu, autor Gustas Kikerpuu. Taas punab päiksekiirtes pihlapuu ja ka see kuldses kuues mängib tuul ning kõrgel taevapõlvil õhtuel on kuureparved kaugel veel. Taas tihti vihmast märg on rannaliiv ja hallauttu hääbub silmapiir, kus olen nüüd mu väike viirelind. Ei otsida ma oskasin. Nii hell ja hea kõik oli siis, suurt õnne tundis mu meel. Mis sügistuul sind kaasa viis, jääd ainult unelmad veel. Taas punab päiksekiirtes pihlapuu ja ka see kuldses kuues mängib tuul ning suvise iial meelest läheb, taas südamesse alles jääb. Nii hell ja hea kõik oli siis, suurt õnne tundis mu meel. Mis sügistuul sind kaasa viis, jääd ainult unelmad veel. Taas punab päiksekiirtes pihlapuu ja ka see kuldses kuues mängib tuul ning suvise iial meelest läheb, taas südamesse alles jääb. Kärdla kammerkoor loodi 2011. aastal. Koori asutaja ja dirigent on Raili Kaibald. Hoolimata lauljate väga erinevast taustast ja huvidest ühendab neid armastus koorimuusika vastu. Koori motoks on Gideon Kremeri jagatud mõte. Me ei taha olla mitte ainult kuulatavad, vaid kuulata ka midagi ise. Jääda hingelt nooreks ja jätkata rännakuid tundmatutel radadel koos riskantsete ideedega. Täna esitab kammerkoor 2 lugu. Helin, autor Gustav Ernesaks, sõnad Juhan Liiv ja Su lähedus, mille autor on Alo Ritsing, sõnad Rein Sander.
su lähedus lõputult edasi kestab. Mitmed ja sujuvalt on see kui uudusvõimeks. Nõnda su lähedus lõputult edasi kestab. Keegi ei aimagi, millest see tõdemus vestab, ega ma isegi tea. Tunnen vaid soojust vaikid nii lõputult kaua, vaikid nii lõputult kaua, lõputult kaua. Et kindlasti kuuled, vihinal möödub mu südamest aastate unetav loo. Ajal on lugu, seda nimetatakse ajalooks. Ajalugu on inimeste lugu. Kärdla koolihariduse ajalugu ulatub 19. sajandi esimesse poolde. Aitäh, et tulite tänasele juubelikontsertile ja tähistasite koos meiega 190 aasta möödumist Kärdla koolihariduse andmisest.